Huawei P20 Pro lubab teha suuri muutuseid fotomaastikul. Üks neist on muuta teised kaamerad mõttetuks. Julge väljaütlemine. Kui kaugele see jääb reaalsusest? P20 Pro on disainilt unikaalne ja üks pilku püüdvamaid, mida olen käes hoidnud. Nii esimene kui tagumine külg on kaetud klaasiga. Eest vaatab vastu pea äärest ääreni ekraan, mille perfektsuse lõhuvad vaid naljakas laup ehk notch ning sõrmejälje lugeja. Laup on selle aasta disainitrend. Mõned vihkavad, mind ei häiri. Veidi paratamatu, sest et kõik tahavad esimest külge kasutada maksimaalselt. Aga hetk läheb veel aega, et saaks need vajalikud asjad peita ekraani sisse. Notch kui trend on mainitud ka Android P-s ja seda juba koodi tasemel. Kiigates tagumisele küljele saame aru, miks on sõrmejälje lugeja ees. Tagumine külg on efektne ja näitab maailmale, miks just see telefon kõige erilisem on. Siinkohal ei räägi värvidest, vaid 3 sensorist. Kaamerate süsteem ongi just see unikaalne müügipunkt, mis paberil sööb konkurente hommikuks. Elav näide on kõrgem DxOMarki tulemus kui ühelegi teisel telefonil maailmas. Numbrid on toredad, aga minu jaoks on oluline vaid üks asi. Kas ma tahan selle telefoniga pilti teha? Aplikatsioon on asjalik, meeletult paljude võimalustega ning kindlasti saanud minu üheks lemmikuks. Mõned asjad, mis kindlasti välja toon. Niinimetatud tehisintellekt tuvastab kiiresti, mida pildil näeb ning krutib kaamera automaatselt sellesse režiimi või pressib mõne värvikanali seaded ülesse. Näiteks taeva tuvastamisel lükatakse üles sinist, muru puhul rohelist. Juhul, kui maailma üle võttav tehisintellekt tuvastab inimese, läheb kaamera automaatselt portree režiimi ja taust muudetakse uduseks. Järeltöötlus nagu teravustamine ja nedasi on väga agressiivsed. Aga mis teha? Maailm on läinud heade ekraanide ning teravate piltide suunas juba aastaid. Elementide tuvastus ise on kiire ja täpne ning puristidel on võimalus see abi kinni keerata ja seadistada kaamerat nii nagu vanasti. Või nii nagu profid seda teevad. Veidi kvaliteedist rääkides, siis heas valguses teevad kõik lipulaevad väga head pilti. Aga kui valgus on alla keskmise, siis Huawei särab. Tehniliselt võib selle lahti seletada, aga mina olen kindel, et tegemist on läbi ohvritalituste saavutatud tulemusega. See on must maagia ning keskajal oleks sellise süsteemi loojad tuleriidale saadetud. P20 Pro on telefon, mis oli enamus ajast käes, et temaga mõni pilt klõpsida. Võin vabalt öelda, et mulle meeldib temaga pilti teha. Rääkides üldisest kasutajakogemusest, siis MUI baseerub Android 8.1 ja teeb palju erinevaid asju. Huawei edasiliikumist UI arengus on näha iga järgneva telefoniga. Naljakas oli muidugi see, et minu käes nädalake oli see telefon täiesti mureta, aga produtsendil valmistas naljakat agooniat. Aplikatsioonid ei reageerinud, klaver kadus ära ja nii edasi. Ehk lihtsam tehase seadete taastamine aitab. Küll aga üks sektor, kus mõlemad olime sama kogemusega, aku eluiga. See on aktiivsel kasutamisel müstiliselt hea. Väljast on telefon kena, nagu juba korra mainisin, aga ilma kestata ei julgeks taskusse panna. Eestis oli juba kuulda, et mõni tuntum tehnikaajakirjanik suutis selle esimesel päeval puruks kukutada. Mul näiteks kukkus see laualt maha, ehk soovitas tehisintellekt siit planeedilt lahkuda ning esimene samm oli laualt jooksupanek. Samalaadne luu nagu maailma kõige kuulsamalt tehnika sisuloojal ühe teise libeda telefoniga. Nii et hoia kummi ümber. Võtame kogu kogemuse kokku. Huawei P20 Pro on piisavalt kiire, tehniliselt tark seade, mis suudab teha väga häid pilte, ilma et ohverdaks aku eluea, disaini või siis mille iganes arvelt. Sihtrühmana näeme inimest, kes otsib luksusklassist telefoni, mis erineb teistest nii disaini kui kasutaja kogemusega. Hinna, nii nagu alati, leiad hinnavaatlusest ja ära unusta subscribe'ida, likeida. Aitäh!